ja rajale tulevad kvalifikatsiooni võitja number 21, meie lõunanaaber, loomulikult seega lätlane Valters Zviedris, väga tuntud konkurent meie poistele ja tüdrukutele siin aastate lõikes. Teiselt kohalt stardib mitte karvavõrdki aeglasem sõitja, meie oma poiss Georg Kõss, number 56, edasi number 31, Erich Küün, 9, Mauris Põldmaa, 25, Ragnar Veerus, 41, Siim Leedmaa, number 10, Simone Viidas, parasjagu kiire tütarlaps, number 68, Nick Speedi, number 67, Jevgeni Too, 55, Jon Einari Bambus, number 12, Gregor Jets, 24, Jakob Mattias Oja ja number 19, Artsemi Kamenov. Nagu öeldud, selles võistlusklassis oma meestekliinik kaitsmas ei ole Kaspar Koljust, kes on siirdunud klass kõrgemale, Rotax Maxi meesteklassi, aga sellest hoolimata eelmisest hooajast kiireid sõitjaid jätkuvalt selles klassis ja sellest hooajast on veel juurdegi tulnud. Nii et veel kord, esikohalt stardib number 21, Valter Zviedris, teine number 56, Georg Kõss, edasi Erich Küün, number 31, number 9, Mauris Põldmaa, 25, Ragnar Veerus, 41, Siim Leedmaa, number 10, Simone Viidas, ainus tütarlaps stardis siis, number 68, Nick Speedi, number 67, Jevgeni Too, number 55, Jon Einari Bambus, number 12, Gregor Jets, number 24, Jakob Mattias Oja ja number 19, Artsemi Kamenok. Number 21 Valters Zviedris siis dikteerib tempot. Veerev start, nagu öeldud, võistluskiirusel läheneda stardijoonile ei tohi. Paari kaupa tuleb stardifiniši sirgele tulla ja sellise mõõduka kiirusega. Ja kui antakse stardikäsklus, siis võib alles kiirendada. Veel on punane. Start! Zviedris sai väga hea stardi ja tundub niimoodi, et tema selja taga Erich Küün võttis kohe teise positsiooni sisse ja kolmas on Georg Kõss. Georg Kõss stardis kaotas positsiooni, sest Erich Küün võttis kohe kindlalt sappa ja Valter Zviedrisele ja ei andnud võimalust Georg Kõssil oma teist positsiooni vähemalt esialgu kaitsta, aga nelik hakkab vaikselt teistel juba eest ära minema. 17 ringi sõidetakse siis siin eelfinaalis ja Zviedris on ees, siis tuleb Erich Küün, siis Kõss, siis Mauris Põldmaa ja number 41 Siim Leedmaa parandab oma positsiooni ja esinelikus käib seal nüüd selline kaardipaki segamine. Oi, läheb natukene kurv laiaks meil siis kellel. Selleks on Erich Küün, nii et Küün kukub mitu kohta kohe teiselt kohalt kas 6. ja Mauris Põldmaa number 9 on tõusnud nüüd teiseks. Ning Georg Kõss jätkuvalt siis 3. kohal. Mauris Põldmaa kasutas selle pusklemise ära seal Kõssi ja Küüni vahel ja seeläbi on Valter Zviedris saanud pikema edumaa sisse. Samal ajal käib 5. ja 6. kohale äge andmine ja Erich Küün ja number 25 siis Ragnar Veerus seal võitlevad koha eest päikse all, kui Valter Zviedris loomulikult on sõitnud võistluste kiirema ringi ja saanud tema vabalt ees sõita. 2 ringi on läbitud, 3. ring on kohe lõppemas, 17 siis kokku sõidetakse. Eelmisel ringil oli edu 0,6 sekundit, nüüd vaid 0,2 ja number 9 Mauris Põldmaa sõidab võistluste kiirema ringi ja tema taga on kohe Georg Kõss, kes ei jää sugugi palju maha, nii et esikolmik hakkab uuesti jälle kokku saama ja 4. positsioonil on seal siis number 41 Siim Leedmaa. Siis tuleb Erich Küün
Ragnar Veerus, Jakob Mattias Oja, number 24, number 10, Simone Viidas, number 19, Arseni Kamenok, 67, Jevgeni Toov, 68, Niks Tiidi, 55 on Veinari Bambus ja number 12, Egor Jeets. Kas nüüd toimub liidrivahetus ja nii ta on, vähemalt hetkeks saab Mauris Põldmaa liidriks ja kohe on ka Georg Kõss seal nõelumas, aga veel mitte ei õnnestunud tal positsiooni parandada. Valter Svedris on siis tõrjutud praegu liidripositsioonilt ja Georg Kõski juba püüdis oma positsiooni parandada, aga ei olnud sellist otsustavust või jättis hilisemaks selle manöövri. Nüüd Mauris Põldmaa on väikese vahe sisse sõitnud, kui number 10 Simone Viidas, ainus õrnema soo esindaja, on sõitnud võistluste kiirema ringi. Simone Viidas number 10 on praegu 8. positsioonil, aga just äsja lõppenud ringil sõitis ta võistluste kiirema ringi. Ja näidatakse siin tehnilise rikke lippu kellelegi. Mauris Põldmaa, rohelisel kaardil number 9, jätkuvalt liider, siis tulevad Valter Svedris, meie lõunanaaber, siis Georg Kõss. Kõssi selle taga number 41 Siim Leedmaa ja nüüd on number 31 Erik Küün võtnud võistluste kiirema ringi oma nimele. Vahepeal on Niks Tiidi mööda saanud Jevgeni Toost ja tõusnud 10. 6 ringi on sõidetud. Esiviisik on väikse vahe sisse sõitnud järgnevatega. Erik Küün eelmise ringil tõusnud siis 4. ja sõidab praegu vahet sisse number 41 Siim Leedmaaga. Suhteliselt võrdselt on nüüd raja peale laiali määritud kõik võistlejad, nii et sellist otsest võitluspaari praegu hetkel kuskil näha ei ole, kui 7 ringi saab kohe-kohe läbitud. Ja number 31 Erik Küün sõidab taas võistluste kiirema ringi. Ning Simone Viidas on kuskil eksirännakutel käinud, mis mul on jäänud 2 silma vahele. Nii et number 10 Simone Viidas, kes siin vahepeal sõitis võistluste kiirema ringi, on pudenenud kahjuks viimaseks. Aga eespool siis number 31 4. kohal olev Erik Küün on teinud 2 ringi järjest võistluste kiiremaid ringe. Ja tuleb rajalt ära, kes? Üks võistleja sõitis nüüd rajalt ära. Ja hoiatuse saab number 10 Simone Viidas. Nii et mingisugune pusklemine seal nüüd rajal on toimunud, mille läbi siis Simone Viidas saab hoiatuse. Ragnar Veerus tuli siin. Siis Simone Viidas. Ja liidrid on juba kinni püüdmas Simone Viidas, kui Erik Küün, kes on tõusnud 3. näitab järjekordselt kiiremat ringi ja Georg Kõss sõitis boksist läbi. Ja nüüd lubatakse tal taas tagasi rajale minna, nii et Georg Kõss pudenenud nüüd viimaseks. Samal ajal Erik Küün jätkab kõrges tempos. On lähendamas Valter Svedrisele, kui 10 ringi on läbitud ja viimased 7 ringi on alanud. Nii et järjekordselt Erik Küünilt võistluste kiirem ring. Oli ka eelmise ringil 0,4 sekundit kiirem, kui tema ees sõitev lätlane Valter Svedris. Nüüd siis Simone Viidas laseb konkurendid mööda. Ja näete, kui lähedal on juba Erik Küün number 31 Valter Svedrisele. Praktiliselt on esikolmik jälle koos, Mauris Põldmaa rohelise kaardiga number 9 on seal esikohal. Ja nüüd Erik Küün taga kaitserauas kinni praktiliselt Valter Svedrisele esimesse kurvi minnes. Kas proovib kõrvale saada pidurdus maa peale, pressibki ennast kõrvale. Kas saab ette, jääb rajale. Ei trügi seal ükski võistleja, nii et väga sõbralikult said kuidagi hakkama. Nii et Mauris Põldmaa siis 12. ringile minnes on liider number 9, teisele kohale on tõusnud number 31 Erik Küün. Number 21 Valter Svedris on tõrjutud 3.
neljas on number 41, Siim Leedmaa, siis number 24, Jakob-Mattias Oja, number 19, Arseni Kamenok, number 68, Nick Speedi, number 8, Jevgeni Tooja, number 55, Jon-Einari Bambus ning 10 on Gregorjev. Erich Küün eelmisel ringil 0,03 sekundit kiirem kui liider Mauris Põldmaa ja 5 ringi jääb lõpuni. Esikolmik nüüd väga pikalt teiste eest ära läinud. Ja vaatame, kas Mauris Põldmaal õnnestub kas tempot siis tõsta või vähemalt selja taga hoida Erich Küün. Igatahes Erich Küün on väga head tempot arendanud siin ringilt ja nüüd siis mida ütleb ajavõtt? Ajavõtt ütleb seda, et Erich Küün natukene kiirem kui Mauris Põldmaa ja oma kiirema ringi sõitis just äsja number 21 Valter Svedris. Aga see ei ole võistluste kiirem ring, see on lätlase oma kiirem ring. Svedris siis hetkel 3. kohal, aga paistab, et liidrid vähemalt nüüd sellel alanud ringil libisevad vaikselt lätlasel eest ära. Mauris Põldmaa jätkuvalt esimene number 9, tema tuules kohe number 31 Erich Küün. 14 ringi saab liidritel läbitud. Stardifiniši sirgele tulles on väga hästi tuules praegu Erich Küün ja vaatab Mauris Põldmaa tagasi, ei lähe veel möödasõidule Erich Küün. Nüüd siis teise kurvi minek, kas pidurdusmaa peal läheb, ei lähe kõrvale. Natukene, paar kümnendikku kiiremad olid esimesed 2 Valter Svedrisest. See oli eelmisel ringil ka näha. Et nad natukene eest ära libisevad lätlasel ja nüüd siis tulevad jällegi 15. ringil. Eelviimane ring algab kohe. Põldmaa, Küün, Svedris, selline on esikolmik. Siis tulevad Oja, Leedmaa, number 24 ja 41 võitlevad seal kohtadele 4 ja 5, nii et Jakob-Mattias Oja on tõusnud nüüd 4. Ja kas vahetub meil liider? Saab korraks kõrvale Erich Küün Mauris Põldmaale, aga Põldmaa võtab uuesti koha tagasi. Ja kohe algab viimane ring. Eelfinaali viimane ring klassis juunior. Mauris Põldmaa läheb esimesena viimasele ringile, Erich Küün on kohe tema sabas. Siis tuleb Valter Svedris. Küün teises kurvis ei lähe möödasõidule ja siin number 41 ja 24. Siim Leedmaa 4. uuesti tõusnud, Jakob-Mattias Oja pullenud 5. aga tihedalt koos nad on. Nüüd Mauris Põldmaa katab seal 4. kurvis. Sellega laseb lähemale ka ühtlasi Valter Svedris endale. Ja veel 2 kurvi, üks lühem, teine pikem sirgejupp. Mauris Põldmaa number 9 on jätkuvalt liider, siis Erich Küün on teine. Põldmaa tuleb stardifiniši sirgele esimesena ja võtab eelfinaali võidu. Põldmaa, Küün, Svedris. Siis Siim Leedmaa 4, 5 Jakob-Mattias Oja number 24. 6 Arseni Kamenok number 19. 7 number 68 Nick Speedi. 8 Jevgeni Too, 9 Jon-Einari Bambus. 10 Gregorjev. 11 Ragnar Veerus, 12 Simone Viidas ja 13 Georg Kõiss.